iga teemat helisintada. Ma räägin Connexist täna siis. Ja ma mõtlesin, et ma alustan temaga, sest seda veits raske öelda siis on. Et Connexit, ühesõnaga tegu on full stack või pigem back-end platvormiga, aga et siis alustada kõige lihtsam on NPM Trace Connex. Kas seda konsooli suuremaks võtta? Ei, sest see ei ole väga oluline, ma arvan. Loodan, et teeb mingi mõistliku kiirusega seda. Muidu kohe tema failib. Põhimõtteliselt mingi npm command, küsib, mis su projekti nimi on. Saab valida, mis su frontend raamistik on, võtame Git, kõige lihtsam. Saab auti panna, siin pole vaja meil praegu. Ja siis ta tõmbab nii-öelda projekti käima, hakkab see installima. Ja siia siis peaks tekkuma, või on juba tekkinud rakenduse kood. Et tegu on viit rakendusega, source nagu tavaline mingi Reacti rakendus ikka. Praegu on ta veel punane, sest NPM installib. Ja siis kogu Connexi kood tuleb Connexi kausta, mis on põhimõtteliselt meie backend. See ta sai dependency'd installitud. Ütleb, et npm run dev, et see käima saab panna. Panen ta siin samas. Ja siis esimene asi, mis ta teeb, küsib, kas sa tahad uut projekti luua Connexi backendis nii-öelda. Või kõigepealt kõige esimene asi, tahaks sind ära autentida Connexisse. See on tehtud, siis ma ütlen, et tee uus projekt. Mis nimi on, default on okei. Kas ta on local või cloud, et mina olen kogu aeg arendanud seda cloudi pihta, saab lokaalselt ka või saab raunud. Ja nüüd tehakse mulle back-endi kõik need andmebaasid, seal värgid vajalikud on. Deploytakse seda back-endi ja nüüd tõmmatakse, kohe hakkab tõmmati front-end käima. Ja see on siis kõige lihtsam Connexi tema rakendus, mis on hästi primitiivne. Siin on üks nupp, mis genereerib random numbrid ja siis kuvab neid. Ja ta on full stack ehk server rakendused, siis need state need on serveris kirjas. Mida Connexi eriliseks teeb, tegu on reactive andmebaasiga, ehk kui see üks kasutaja midagi muudab, et siis kõik näevad kohe muudatusi. Ma panen add random number ja siis teises tabis tuleb midagi juurde. Ja see käib nüüd fully back-endist läbi. Mis ei ole otseselt midagi väga revolutsioonilist, aga point on see, et seda kõike hästi lihtne teha. Et kui me vaatame koodi poolel, andmebaasi definitsioon, põhimõtteliselt tabeli nime number ja seal on üks väli nimega value. Et seda nüüd query'da, siis ekspordin query mingi teatud nimega, ta võtab mingi argumendi, count ehk mitu numbrit ma nüüd kohan. Ja siis ma back-endist küsin, et anna mulle numbers tabelist põhimõtteliselt kõik väljad, või ütleme esimesed nii mitu kui küsitud ja tagasta need. Ja kliendi poolel on meil siis use query, mis ütleb, et API on siis Connexi backend, my functions, see on minu faili nimi, list numbers, see on minu eksporditud meetod. Ja põhimõtteliselt see on kogu query. Ja ma ei pea rohkem mitte midagi tegema. Nii kui kuskil andmed muutuvad, siis automaatselt selle query tulemus muutub. Ma võin seda demonstreerida niimoodi, et kui me Connexi dashboardi läheme, siin on minu projekt, mis ma tegin, MyApp. Ma näen siit data alt, et mul on siin see üks numbers tabel, siin on mu väljad. Ja me näeme, et siin viimane väli number on 7. Võin otse seda andmebaasis muuta mingi 8, muutub siin kohe. Et ei pea mingit maagiat tegema. Ja
kui see lisamine on, siis on meil mutation ja siin jälle samamoodi my function failist add number mutation võtab jälle mingid argumendid ja siis insertib meie tabelisse. Ja kutsun siis on kliki peale välja ja see on ka jälle kogu kood, et see lihtsalt sisestab välja backend'i. Backend'is asjad muutuvad, see automaatselt uuendab seda use query't ja siis UVis tulemus muutub. Ehk sa ei pea mingit invalidation'it tegema, seda kuskil ütlema, et joo, ma nüüd tegin midagi, aga mingi state'i muutma, Connex teeb selle kõik minu eest ära. Kas ta on nii tark, et ta teeb diff'i ka, et kui 9 juurde pannakse, siis sa saad maid 9 või saad maid 1? Ta vist nii tark ei ole. Noh, see point on üldiselt see, et noh, kui sa mingi full refresh'i teeksid, sa peaksid nagunii seda uuesti laadima. Et Connexi mõttes, kui sa tahad mingi gigabaitis andmeid laadida, siis anyways on sul mingi error seal sees. Aga mida ta teeb, on cache imine, ehk kui mul näiteks on mingi 1000, ütleme mul on mingi keeruline query, 1000 klienti, et siis ta suudab selle query tulemus ära cache ida ja siis saab ainult üks. Ühesõnaga, et ta ei pea seda 1000 korda arutama. Mõtlen just, et meil on, ma ei tea, Messengeri äpi sellega on pikk chat, siis iga kord, kui keegi kirjutab, siis tuleb kogu chati uuesti. See on jälle see teema, et ega Slackis ei laed kogu ajaloo, sa laed ikkagi mingi hulga. No viimased 10 sul, no näiteks siin on see sama teema, et sa annad selle, kus mul see query on, et ma annan selle count'i kaasa, et ma tahan alati viimased, ma ei teagi, mis see siit tuleb, 10 viimased 10. Et kui ma siin spämmin seda, et siis ta ühel hetkel nad hakkavad lihtsalt muutuma. Et diff'i ta minu teada ei tee. Ja kuidas see arenduse poolelt käib, et siis siin meil taustalpõhimõtteliselt käib kogu aeg see Convexi kliendipoolne siis terve server. Ega mingi muudatus tuleb, ta uuendab seda ainult seda kindlat query't või kõiki, mis selle kindla lehekülje peal on? Ta uuendab kõiki query'sid, mis kuulavad neid andmeid, mis on muutunud. Okay. Lihtsalt, et kui seal on mitu erinevat query't lehekülje peal, aga need üksteise andmeid ei puutu, siis nad kõiki uueneb ainult see, et data muutub. Jah. Ja noh, teistpidi ka, et kui mul siin on hästi keeruline query mingist 5 tabelist ja siis ühes midagi muutub, siis ta saab aru, et terve see query on muutunud. Ja siis noh, kuna ma võin siit korraks näidata, et see on meie see skeema, et meil on siin ID, mis on automaatselt genereeritud ja siis on mingi value. Ja kui kogu aeg see Connexi server tausta käib, et siis on siin, ma ei tea, mingi lihtne asju lisada, et panen näiteks other value, salvestan ja siis ta üritab nüüd seda kohe uuendada. Aga see hetkel failis sellepärast, et other value on meil kohustuslik. Ja kuna kogu see Convex on nüüd TypeScript, noh, tüübitud põhimõtteliselt andmebaasis kuni kliendini välja. Et siis kuskil see mutation failis, sest et ta tahab other value saada, aga hetkel ma seda kaasa ei anna. Kui ma nüüd paneks siia, et see other value on pitsas on siin. Noh, ma ei tea, ütleme seda sama argument korda 2. Salvestan ära. Nüüd ta justkui võiks toimida. Et TypeScripti validation õnnestus, aga nüüd on uus error, et meil on andmebaasis on nüüd andmed ei ole terviklikud. Ehk meil tekiksid hunnik kirjeid, mis on ilma other value'ta. Ja kuna ma ütlesin, et skeemas, et see on nii-öelda mandatory field, et siis ta ei luba seda teha. Kõige lihtsam on siit eriti arenduses, ma lihtsalt panen clear table. Ja nüüd ta saab kohe aru, et andmed muutusid, aha, nüüd ma saan selle asja ära uuendada. Mingit migration'it või midagi teha ei saa, et kui sul tõesti on vaja hiljem lisada? Ei, migration'it kõik asjad on olemas. Ma just praegu mõtlen, et kui sa arendad ja sul on kiiresti vaja mingeid asju prototüüpida, siis sa saad ülikergesti. Ja noh, kui ma nüüd tagasi siia lehele lähen, add random number, et siis nüüd on meil see other value ja tavaline value ka olemas. Ja noh, põhimõtteliselt see on nii-öelda see võib-olla mingi praktiline demo osa, et see main takeaway on siin, et hästi lihtne on minu arust, minu arvates paljude arust, kes seda kasutavad, on sul arendada
sa saad keerukamaid asju järgmise teha ja üleüldse no sa ei pea nagu muretsema mingit mõttetute migration'it asjade pärast, kui sul ei ole vaja. Ja kui sul on vaja, siis sa saad neid alati teha. kuidas see ühendus serveri kliendi vahel on, kas see on Websocketid või? Jah, aga noh, jälle kõik see socket'ite asi lahendab Convex ennast ära, et sa ei pea ise muretsema, et kas ühendus katkes või mida iganes. Võib-olla näitan ühe natukene huvitavama tema ka, et kui ma selle kinni panen. Võib-olla ei pane ka. Siis sai ühe kliendi demoks sai tehtud sukene põhiliselt nagu mingi Bolt või Wolti kloon. Et siin paremal pool on mul mingi köögivaade, ütleme. Ja siis vasakul on nüüd kliendi vaade. Klient tuleb mingile festivalile, tahab süüa tellida, ütleb, et anna mulle üks burger ja mingid friikad. Ja siis saada tellimus. Ja noh, klient pani tellimuse sisse, köök koheneb. See on koodi põhimõtteliselt sama lihtne, et insert in table ja teisel pool saab query lihtsalt tulemust. Ja noh, klient näeb samamoodi neid tellimusi. Mis saab köök öelda, et võtame tellimuse vastu, kliendi kohe muutus. Ja noh, frontendi poolel selles mõttes on ka lihtne, et sa teed query, mis annab sulle ütleme kõik need erinevad tellimused ja siis sa tüübi järgi, ma ei tea, grupeeritud ära näiteks. Ja nüüd mutationi peale sa muudad tüüpi backendis, selle peale Convex saab aru, et ahah, sul selle query tulemused muutus, tuuendab query tulemused frontendis ja siis need automaatselt liiguvad edasi. Et sa ei pea kliendi poolel, sa ei pea hakkama ütlema, et jõu, sa mine nüüd siit sinna või mida iganes. Ja noh, me võime näiteks öelda, et tellimus on nüüd valmis. Ja selle konkreetse näite puhul siis see tellimus pannakse kuskile toidukappi. Selle peale klient saab kohe, et ohoh, et näe, mul jõudis nüüd tellimus kohale mingisse kasti number 5. Ja samal ajal köök näeb ka tulemust. Ja see on põhimõtteliselt tema osa, et noh, see kõik on AI-ga genereeritud. Ütlesin lihtsalt, kirjeldasin probleemi ja siis AI tegi mulle frontendi, backendi, andmebaasid, kõik asjad, et ma olen 0 keda koodi kirjutanud. Ja sa saad sukse üsna keerulise äppi kohe out of the box valmis. Palju see aega võttis siis? Kaks vaadet ja backend? No, siin on veel vaateid, et siin on ka mingi toidu ülesvormise vaade. Aga ma arvan, see esimene versioon, noh, põhimõtteliselt AI promptimisega läks alla tunni. Ja no sa lihtsalt kirjasid probleemi, siis see AI seal võttas, et ja siis ma hiljem lisasin sinna ka Expo rakenduse, ütlesin, et tee frontendist mobiilirakenduse. Sinna läks veits kauem, et noh, ma jälle ise ühtegi teda koodi muutuda, aga kuidagi suutis nii väga vigas koodi kirjutada, et seda pidi kogu aeg talle neid errorid kopeeristama. Aga no põhimõtteliselt sai töötama mobiilirakendusega, mis jälle käib selle Convexi backendi pihta. Et võid mõelda, et see kliendi osa on siit mobiilirakendus. Jah, see oli teema osa siis. Mis koodis ta selle mobiilirakenduse tegi? React Native, ma ütles React Native Expo, et siis nagu on kõige sarnasem asi. Mind isegi korraks näidata, et ühesõnaga algusest see layout oli üsna sarnane nagu siin, et mingi viitrakenduse Convex taust. Ja siis ütlesin, et mobiilirakendus ka, et neid PVX tööle ja siis ta tegi siia mingi turborepoga mingi monorepo asja, kus on siin mobiilirakendus, veebirakendus, Convexi taust jäi alles. Ja noh, äpp on siis jah mingi React Native, mis on põhimõtteliselt React. Aga no ta selles mõttes ta ühtegi komponenti ei rejusinud, et tegi nii-öelda sama koodi peal uue koodi. Kas see Convex on ainult nii-öelda backendist frontendi, kui ma tahaksin teha avaliku API ka, et keegi teine saab ka mul neid läbi REST-i või tooteid hallata, siis läks mingi huvinaladne seda? Jep, ma võib-olla jõuan sinna, aga ma võin lihtsalt meelest ära lähe, et siis Convexil on siuke asi nagu action'id.
ja siis seal sa saad siis defineerida HTTP endpoint'ega. Ja seal action'i sees plaani JavaScripti teeb seda, võid andmebaasi muuta. Et seal ei toimi see, seal sa ei saa seda nii-öelda real-time uuendust teha või kuulata. Aga sa saad need andmeid vastu võtta. Kui sa tahaks, et mingi avalikku API-t, mis kuidagi real-time või reactive'it uuenevad, siis ma hetkel ei anna sulle. Ma ei tea, said vastuse? Põhimõtteliselt jah, ma saaksin siis mingisuguse OpenAPI speki kaasat või siis väga külge. Jah, minu arust oli isegi mingi meetod selle jaoks. Aga võib-olla nüüd tagasi nende algusesse minna, et mis on Convex, et siis võib-olla kõige lihtsam öelda, et on niisugune hosted backend as a service. Et seal on siis kaasa tuleb sul see Reacti database, mida me nägime, serverless funktsioonid, et kõik need query mutation'id on serverless funktsioonid. Meil file storage, scheduling, cron, veel hunnik asju. Ja kogu selle infra kirjeldamine käib siis läbi koodi, et sa lihtsalt defineerid, et siin on mu andmebaas, siin on mu meetodid ja siis Convex ise deploy'b ja manageerib sul kõike seda. Sa ei pea ise kuskil mingit jammini kirjutama, kuskil AWS konsoolis midagi provision ima. Kõik tehakse silmestel. Ja ta on siis fully type safe, backend'is kuni frontend'ini välja. Kui ma andmebaasis ühe välja lisan, see jookseb läbi backend'i sulle Reacti client side'i välja. Samad tüübid. Hosted backend as a service tähendab seda, et see on kuskil kellegi keskkonnas ja sa seda kogu endale mujale hostida ei saa. Põhimõtteliselt jah, neil on, jõuan ka sinna varsti, aga neil on põhimõtteliselt open source versioon ka, et kui sa tahad, sa saad seda ise ka hostida. Aga open source'i, esiteks on see hostimine ise on tüütum ja ta ei ole nii võimekas, et mingist teatud skaalas sa tahad hakata seda nii-öelda kuidagi shardima või mingi, sul ei suuda üks instance enam kogu liiklust ära handlida. Minu arust see open source versioon on ainult single instance. Et kui sul on mingi väiksem asi, siis on okei, võib-olla sul on siuke hästi, per resto näitel, et kui sul on mingi palju nagu väikseid kliente, sa võid iga kliendi jaoks eraldi instance'i teha. Kui sa mingi suurt asja teed, kus sul mingi miljon kasutatud, siis tõenäoliselt see open source asi ei pädeks. Aga Convexi kohta siis, teda võib-olla seda lühidalt on oska kirjeldada, et siis mõned sloganid ka, mis me neil läbi aja läbi käinud, et the only decision for your backend, the missing alpha of your React app, backend platform that keeps your app in sync, et see kõik mõte on, et ta veits nagu järgib seda Reacti mõtet, et sul on kuskil mingi state, sa muudad seda ja selle peale juhtub midagi. Ja Convexi puhul siis see state ei ole enam sul kuskil Reacti kihis, vaid ta on andmebaasis. Et nii kui andmebaas muutub, siis need muudatused liiguvad läbi backend'i sulle frontendi ja kohe UI muutub. Ja mina ütleks, et kes on Firebase või Supabase kasutanud, et see on üsna sarnane mõnes mõttes, ainult selle vahega, et on hea ja töötab. Kui natuke tehnilisemaks minna, et siis DB skeema defineerimine, see on üsna sarnane nagu Soodil, lihtsalt neil on mingi oma struktuur, aga suures pildis sa ütled mingi tabeli nime, mingi väljad ja väljadel on tüüp. Ja tegu on siis relational document DB-ga. Ehk sa saad mingi nested objekte ja array'sid seal hoida. Aga kuna ta on tüübitud, siis sul jälle seda probleemi, et sa ütled MySQL'is, et juhul on JSON'is on mis iganes. Siin sa ütled, et ma ei tea, mul on näiteks mingi array nendest objektidest. Ja siis ta on Convexil ja sa tead, et ta on täpselt need ja mitte midagi muud, mitte kunagi. Et kui sa vormi peale mõtled, et sa saad seal samamoodi tüüpida, sa võib iga hetk keegi andmebaasis teha mingi alter table ja siis on sul mingi orme backend on off-sync. Et võib-olla väga tihti ei juhtu, aga teoorias võimalik. Sa ütled, et ta põhimõtteliselt kasutab siis seda Mongo-laadset nii-öelda toodet backend'is. Ei, seda ma ei öelnud. Dokument DB on põhimõtteliselt Mongo-laadset. See on dokument DB, on see, mis sina näed. Disconnected. Mis nagu andmebaasitega kasutavad seda? See, kus meil mingi... Äkki selle küljes on usp, aga ma ei tea, kas ta alati näitab. Ja mul oleks see kuskil vaja torgata ka.
sisse lülitama. Ei reageerinud peale. aga järgmisel masinal on ka. taustal kasutab kas MySQL-i või PostgreSQL-i, aga hästi omapärasel viisil. Connected to mobile device. pean sellest kuuled mind? jaa, okei. aga nüüd? kuulan endiselt. okei. jah, mul siin otseselt slaidid ei ole kirjas, mis ta seal taustal teeb, aga suures pildis sa võid mõelda, et iga andmebaasi rida on eraldi rida kuskil nende tabelis, isegi kui sul on eraldi tabelid, ütleme, mul on mingid orders tabel, food providers tabel, siis ta teeb lihtsalt, kõik read on sul ühes suures tabelis. ja siis ta ehitab mingid indeksid sinna, teeb oma loogikat ja siis paneb sulle andmed pärast kokku. Suures pildis sa ei peaks väga muretsema, kuidas see toimib, see on rohkem niisugune nice to know asi või huvitav asi. võib-olla ma kujutan ette, aga nagu mingisuguseid relation'id saab tirida hästi, saab sellest ka aru. jah, ta on relational document DB selles mõttes, et no, siin näiteks meil on, et mul on food providers tabel ja mul on orders tabel ja orders tabel siis, et selle tabeli tüüp on ID festivals tabelisse või food providers tabelisse antud juhul. ja siis siin all on mul defineeritud indeks. et kui ma otsin by festival ID, siis ta annab mulle kõik orderid, mis selle festival ID-ga on. et sedasi saad relation'it teha. ta on natukene tülikam kui tavaline SQL, aga sellel on oma põhjused ka, kuhu ma jõuan. jah, ja siis query'd ja mutation'id, mida ma näitasin enne, et see oluline või noh, eriline asi on seal, et need on alati transaktsioonid. ja need on deterministlikud ja ilma side effect'ideta. ehk sa ei saa query's ega mutation'is teha näiteks mingit fetch päringut. või siis noh, ma ei tea, kas nüüd random'ites üldse teha või see random annab alati sama tulemuse. ja siis selle kõige mõte on, et Convex pakub sulle serializable isolation level by default või noh, ta ei tee midagi muud. ehk mis on tugevam kui MySQL-i või PostgreSQL-i vaikimisi sätted. ehk seal on nagu väga raske on race condition'id ja sarnaseid bugisid kirjutada. noh, stiilis mingi lihtne näide, et kus sa select'id midagi, muudad midagi, kirjutad tagasi. ja siis on sul kaks inimest seda korraga, kes lähevad andmed konflikti. et noh, see on siuke hästi baastase, mida iga andmebaas teeb ära. aga noh, sul hästi keeruliseid versioone ka, et ja Convex lahendab need kõik out of the box ära. ja seda teeb ta siis läbi OCC ehk Optimistic Currency Control'i. ehk põhimõtteliselt su transaktsiooni sees, noh, justkui mutation'id tehakse. et ta jälgib kõiki välju, mida see transaktsioon loeb. ja siis, kui ta hakkab commit ima, siis ta kontrollib, et ega keegi vahepeal pole jõudnud neid samu välja muuta või samu tabelid. ja kui ta leiab, et on muudetud, siis ta lihtsalt põhimõtteliselt rollback ib ja run ib seda automaatselt kohe uuesti. ta saab seda teha, kuna action on ilma side effect'ideta, et ütleme, kui sul oleks tavaline transaktsioon, kus sa kasutaja registreerib ja saad talle mingi welcome emaili, sa ei saa seda lihtsalt retry'da, sest inimene saab siia juurde uue emaili. Connexis sa põhimõtteliselt ei saa emaili saata, sest see on side effect. aga mõte on siis see, et sa teed selle kasutaja ära, sa schedule'id emaili saatmise ja see schedule itud event on ka siis nende osa sellest transaktsioonist. ehk kui see commit lõpuks õnnestub, siis on sul kuskil schedule itud, et saada nüüd email välja. ja kui see, ja noh, põhimõtteliselt kui ei õnnestu, siis ta teeb retry'd ja schedule ib seda ikkagi ainult ühe korra. ja noh, tulemuseks peaks siis siuke bugivaba või väheste bugidega õnnestu tulema.
query'd, ütleme, sa ekspordid siis failis mingi suvalise nimega query, tal on argumendid, mis on samamoodi tüübitud, noh, üsna soodi sarnane. Tegelikult on võimalik soodi ka kasutada seal mingi wrapperi kaudu. sa saad ka seda return type'i tüüpida, kui tahad, ja siis handler teeb sul seda tööd, et konteksti üles sul andmebaas ja siis küsid mida iganes sul vaja. siin on näiteks huvitav asi, et tegelikult ma ei ütle, kust ma mida küsin, aga kuna mul see provider ID on tüübitud, et on food providers ID, siis ta saab aru, et ta võtab food providers tabelist sihukese provideri, kelle ID on see vastav. Kuigi nad vist sellest versioonist liiguvad edasi või ära ja veits nagu liiga maagiline. Ja noh, ütleme, kui mul see meetod on siis food providers TS failis, siis Connex tekitab sulle sihukese kliendi poolele sihukese siis referentsi põhimõtteliselt. API.faili nimi, .meetodi nimi. Ja siis sa saad seda use query siis Connexi mingi client-side meetod ja saad siis välja kutsuda. Ja noh, need argumendid on siis tüübitud vastavalt sellele, nendele argumentidele. Ja sa saad, special argument on skip, siis ta ei tee seda päringut. Ütleme, kui see näiteks see provider tekib alles hiljem. Paar lihtsamat näidet, et get by ID põhimõtteliselt. Kui sa tahad mingi filtreerida, siis on query, filter ja collect, mis põhimõtteliselt võtab festivali tabelist kõik aktiivsed kirjad ja tagastab nad. Siin on nüüd oluline teada, et selle puhul teeb Connex põhimõtteliselt full table scan'i. Ehk ta käib kõik su festivali väljad või read läbi, vaatab, mis on easy-active ja tagastab need. Et see, tegelikult see kood on just analoogne, kui me lihtsalt selectiks kõik festivalid ja siis teeks seda samas JavaScriptis. Ta on nagu okei, kui sul on mingi 10 või 100 või 1000 festivali. Noh, kui sul on neid mingi miljoneid, siis ta ilmselgelt ei ole okei. Ja selle jaoks on siis indeksid. Et siin on meil food providers tabel jälle, mis referentsib mingit festivali. Ja siis saab query'da, et anna mulle kõik food providersid, mille indeks, mis indeks by festival ja festivali ID. Ja kui ma tahan, siis ma saan seda filtreerida. Nüüd siin on see vahe, et see esimene the with index tagastab ainult need, mis reaalselt vastavad indeksile. Ja siis see filter siis teeb enda seda mitte optimeeritud filtreerimist. Et filter on hea, kui sul on vähe kirjaid, indeks on hea, kui sul on palju kirjaid. Ja kui ma tahan uut moodi küsida, siis ma olen indeksi juurde uut moodi küsida mida? ei tea, ma tahaks festivali user ID teha. No see on jälle see teema, et kui sa arvad, et sul neid on palju, siis sa tahad teha uut indeksit, sest muidu läheb perf läheb muidu halvaks. Ja kui sul ei ole neid palju, siis sa teed filteri. Ja noh, see on nagu üks, hiljem vist räägin ka, et üks vahe SQL-iga, et SQL-is sa veeri saab panna nii palju, kui sa tahad, on ju. Ja siis sa mõtled, et see on hullult optimaalne. Ta käib SQL teeb täpselt sama asja. Kui sul indeksit ei ole, siis ta käib terve see tabeli läbi, sest tema ju ei tea. Ja noh, sa arvad, et sa teed endale head koodi, aga ja kui sul on mingi, noh, ma ei tea, 1000, 10 000, võib-olla 100 000, võib-olla see SQL saab hakkama, aga ühel hetkel ta lihtsalt enam ei suuda hakkama saada, siis sa mõtled, mis toimub. Selles mõttes Connexi puhul, noh, ma näen kohe, et kui mul on with index, siis ma tean, mul on indeks kasutusel, kui on filter, siis ma tean, et seda ei ole kasutusel, hästi selge. Nii, andmete muutmine mutationiga, üsna sarnane jälle argumendid tulevad sisse ja siis teeb insert, mis tabelisse, mis väljad. Siin nagu otseselt midagi rohkem ei saagi teha. Kui sa tahad mingit related välju lisada, siis sa lihtsalt teed nii palju inserte, kui sul neid erinevaid ridu on erinevatesse tabelitesse. Ja noh, kuna kõik on sul transaktsiooni sees, siis sul ei teki seda probleemi, et mõni asi uuenes ja mõni mitte. Ja noh, põhimõtteliselt see ongi kõik, et selles mõttes nagu Connexi andmebaasi funktsionaalsus on hästi primitiivne. Et sa ei saa selectida mingit välja, noh, ala select name from users. Sa saad alati terve user objekti. Ja noh, kui sa tahad seal user tabelis hoida mingit iga inimesel mingit elulugu ja
ma ei tea, mingit kõikide laste pilte, et siis ilmselgelt see nagu ei oleks väga hea performance. et siis see sunnib sind tegema mingi eraldi tabeli, noh jagama mingid suuremad tükid teistesse tabelitesse. selle põhjus on siis see, et MySQL või noh, SQL-i, noh Postgre ja MySQL teevad kinda sama asja, et noh, sa võid küll öelda, et annab ainult see üks välja, aga noh, tema peab ikka terve selle rea oma nii-öelda operatsiooni kusagil vaatama, et sa õige asi üles leida. noh, siis puudub seal Convexis siuksed lihtsad asjad nagu sum või average või count. kui ma tahan lugeda, mitu välja mul tabelis on, siis ma peaksin küsima kõik väljad ja siis lengthi tegema. mis tundub nagu suht totakas, aga noh, see on jälle seesama teema, et kui sa teed SQL-is count'i, siis tema teeb taustal sama asja. tal ei ole mingit maagilist välja, et oh nüüd lisandus uus rida, no nüüd uuendab mingit maagilist muutujat. ta loeb täpselt samamoodi kõik üle. ta teeb seda üsna kiiresti ja siis sa arvad, et see on hea. aga kui sul on jälle mingi triljon välja seal, siis ta ei ole tegelikult nii kiire. no mis count'ib sellega, et kui sa talle ID välja ette annad, siis tava SQL-iski ta count'ib ainult seda ID-d, mitte tervet. no jaa, aga ta peab ikkagi. ta teeb palju kiiremini. ta peab ikkagi, ta teeb kiiremini, aga ta peab ikkagi kõik read läbi käima sul. seda kindlasti, lihtsalt ongi see, et kui sa nagu summid seda andmebaasi poole peal ühe väljaga, siis ta on ikkagi natukene kiirem, kui sa terve. ei jah, ma seda ei ütle, et ta täpselt sama kiire, aga nagu suurusjärgud on samad. et see logaritmiline keerukus on sama täpselt. ja noh, siin on jälle seesama teema, et kui sul on vähe välja, siis tegelikult see on okei, et select all ja length või select all ja sum. kui sul on palju, siis sa tahad hakata mingit agregeerimistabelit kasutama, näiteks, et hoiad count'i mingis teises tabelis. If see table length on väiksem kui 10, siis count see table length on pärim. tähendab seda, et Convexis on siis parem tükata oma nii-öelda rohkem eraldtabelitesse, kui sul veetud arv läheb liiga suureks. muidu on sama asi, et hakkad liiga palju andmeid küsima korraga. no ta jälle jah sõltub, et noh, kui ma näiteks siin, mis see ai tegi selle orders tabeli, noh see on okei, on ju. ma arvan, et siia mingeid asju panna juurde on ka okei. et kui sa võid mõelda, et kui klient vajab neid kõiki andmeid korraga, noh siis pole hullu. aga kui sul on mingeid asju, mida sul on vaja ainult harva ja need on väga suured või eraldiseisvad, siis pigem pole eraldi. siinsamas näitas sul oli see order items, kui ma tahan ühe order itemi juurde lisada, siis ma kõigepealt loen kogu order history, saan sinna juurde, siis optimin selle. jep. tahtsin midagi veel öelda. jah. ja noh, ütleme need, et selle mõte siis, et neid sum, average, count, et need ei ole mingid eraldi funktsioonid, et sa reaalselt nagu teedki, ütleme, et kui sa nagu tahad teada, mitu orderit mul on ja mul on neid hästi palju, siis sa teed tabeli nagu order count ja siis iga kord, kui sa teed uue orderi, siis sa uuendad order count tabeli mingit väärtust. et ta on nagu koodi poolest natuke rohkem tööd. aga noh, tegelikult sa reaalselt kirjutad mingi 200 rohkem koodi, seal on nii on su oht, et sa kuskil unustad seda teha ja siis sul lähevad need count'id out of sync. et selleks on Convexis mingid, noh kuna tegu on JavaScriptiga, siis sa põhimõtteliselt sa võid neid mutation'id track ida mingi oma koodiga, mis siis alati vaatab, et kõik tehakse nagu õigesti, et ta teeb mutation, mis uuendab orderit ja siis ta, ütleme mutation'i abifunktsiooni, mis uuendab orderit ja siis ta alati uuendab orderit ja suurendab count'i või kustutab orderi ja vähendab count'i. jep. aga ütleme seesama meede, et ma olen kirjad lugema, count'i teha, see töö toimub siis Connexi serveris, mitte meie serveris. jah, no põhimõtteliselt, kui need kaks näidet, mis mul olid, et seal sul ei olegi oma serverit. ainus, mida Connexi teed, ei host'i su front-endi. et kui sa teed mingi Viti või Create React App või mis iganes, Next.js, su front-end, siis seal on kuskil, kus iganes sa seda host'id. ja siis sa teed päringu alati Connexi back-endi. korra küsin, et ma kirjutan selle koodi enda arvutis ja siis taotlen selle sinna oma serverisse. jah, et arenduse käigus on sul nii-öelda see oma isiklik, nii-öelda arendaja isiklik development server. et kui mina muudan midagi, Taavi muudab midagi, siis need on eraldi kohas. kui me nüüd commit ime ja deploy me, noh siis ta deployb seda, mis sul seal siis repos kokku tuli. ja see läheb siis nii-öelda production andmebaasi. nii,
siis Convexis pole ka join'i. et mina ütleks, et see on nagu proge nagu juunior. ehk kui mul on vaja kõik orderid ja nendel mingi lisandmeid, et siis sa loop'id, map'id kõik orderid ja siis teed query'ga asjaga, mis sa juurde saada. mis noh, ütleme, kui sa esimest korda elus SQL-i kirjutad, sa võib-olla teed sama asja, sest sa ei tea join'i. ja siis sa õpid, et sul on join ja siis sa nagu elu sees ei kirjutaks sihukest koodi. aga Convexis on see okei. ja mis siis Convexis veel puuduvad unique indeksid või cascade delete või siuksed constraint suures pildis. mul ei ole andmebaasi, sa ei ütle mulle, et kuule, ma ei tea, et sul sihukese nime kasutajat on juba mitu tükki. seda sa pead kõik äpi ise tegema. ja noh, see point on jälle see, et noh jah, okei, kui sa, et sa peaksid siis defineerima indeksi nime ja siis sa saad select ida kõik inimesed selle nimega. ja kui sa saad nii-öelda ühe välja, siis on sul järelikult see nimi juba kasutuses. sa veits nagu teed natuke rohkem käsitööd. aga sa jälle tead põhimõtteliselt, mida SQL teeks samamoodi. lihtsalt natuke teeb sulle mugavamaks. aga kas siin luupimisel saaks ikkagi optimeerida nii, et sa küsid ühe päringuga, ta on kõik, kus on mingi ID-d need? no selles mõttes. ma küsin sellepärast, et kas seal on vahet, et ma üritan ikkagi optimeerida või mitte? noh, selles mõttes, et näiteks kui sa orderi peale mõtled, et siin on see with index. et noh, see ütleks on oluline, sest muidu sa kõigepealt pead kõik orderid läbi käima. ja noh, need küsivad kõik juba by ID on põhimõtteliselt ID järgi küsimine. no ma mõtlen seda, et ma saaks need ID-d kokku korjata ja siis teha mingi konst festivals, kus anname kõik, kus festivali. sa mõtled seda, Where in noh põhimõtteliselt. seda ei ole Convexis. okei, where in ei ole. jah, põhimõtteliselt kõik, mis ma rääkinud, see ongi peaaegu kõik, mis seal on. Query, filter, with index, order, okei, take on ka, et sa saad öelda, mitu tükki võtta. mingi pagination ja siin on ka. aga ta on noh, hästi primitiivne tegelikult. jah, Dmitri saab tulla, poleks seda ei saanud ju. jah. küsin korra, Convex, seda loopimist seal kuidagi ei saa optimeerida, onju. et see ongi lihtsalt uued päringud. jah, see ongi nii by design. et põhimõtteliselt noh, see on kõik nagu tundub sihuke hästi veider, et siis võib-olla selgitaks seda filosoofiat ka seal taga. et noh, Convexi tegijad usuvad, et SQL-i query planner on hästi halb. et noh, kasutajana ma võin defineerida indeksi, ma teen query, aga tegelikult ma ei tea, kas seda indeksit reaalselt kasutatakse. Query planner ise otsustab. ja sul võib tekkida olukordi, kus sa vaatad, et päring on üliaeglane, sa ei saa aru, sest sul on indeks, aga lihtsalt SQL-i query planner otsustas mingil põhjusel mitte kasutada. ma tean, et tiimal on näiteks seda asja juhtunud. siis peab mingi Postgre, mingi vacuum ja ma ei tea, mis asju tegema, saab selle kuidagi tööle. Convexis on hästi lihtne, sa ütled, et kasuta indeksit või sa ütled ära kasuta. ja noh, nende for loop'ide või overfetch imisega on veits sarnane teema. et tegelikult MySQL ja PostgreSQL teevad sama asja, sest nad peidavad selle keerukuse sinu eest ära. et sul tundub, et noh, siin see näide, et select all from users where name on John, et tundub justkui hea asi, et ma ei tea, seda where'i on kuskil kliendi poolel. aga noh, tegelikult see andmebaas peab ikkagi kõik sul need väärtused läbi vaatama. ja teistpidi, kui ma siia query'le peale vaatan, siis ma ei tea, kas ta on optimeeritud või mitte, sest ma ei tea, kas sellel name väljal on indeks või mitte, et ma pean seda kuskilt mujalt vaatama. Convexi puhul noh, näen kohe, et kas mul on seal filter või mul on with index. ja noh, jõudluse poolelt ka, et miks Convex saab seal lubada, et siis nemad hoiavad neid seda andmebaasi ja neid server funktsioone hästi lähedal üksteise kõrval. ehk kui sa neid võtad selle loopimise näite, et ta ei pea mingit pikka round trip'i tegema kuskile, ma ei tea, teise andmekeskusesse või teisele poole maakera. ta on sisuliselt, ma ei tea täpselt seda arhitektuuri nende pilves, aga sa võid mõelda, et need on sama asi. et see on hästi odav. kui sa mõtled tavalise andmebaasi peale, siis on noh, su back-end ja andmebaas võivad ideaalis on samas andmekeskuses. natuke halvemal juhul on vähemalt samas
lokatsioonis. aga no meil näiteks selle Supabasic oli ükskord, kus meil oli mingi back-end oli Euroopas ja andmebaas oli USA-s ja siis oli mingi vapse aeglane. ja noh, siis sa ei taha teha siukseid for loop asju, siis sa pigem teed ühe hästi pika query, mis tagastab sulle ainult neid andmeid, mis sul vaja on. ja noh, see on siukene, ma arvan, et veits tundub ikka kahtlane, et siis noh, üks, mis seda usku minusse annab, et see on nagu see, mis mina räägin, no ma kordan natuke nende Convexi enda sõnu, on see meeskond, et nad on endised Dropboxi arendajad, kes haldasid siis petabaitide jagu andmeid ja tuhandeid, võib-olla isegi 10 000 andmebaase. ehk siuksed ükskord miljonist bugid juhtisid nendel iga päev. asjad, mida me pole kunagi näinudki, sest meil ei ole seda skaalat, et nemad teavad neid probleeme. ja noh, kõik need väited, et sul query planner on halb ja mis iganes, et noh, see tuleb kõik nende poolt. et nemad on kõiki neid vigasid näinud. ja siis nad on seda teinud enda arust parima lahenduse. ja noh, nad ei ole ka mingi, noh, ei ole väga vana muidugi, aga no, näiteks nad novembris kaasasid 2,4 miljonit, et siukene, et ülehomme ära surevad, seda ohtu ma ei näe. ja siis võib-olla natukene, mis see Convex lisaks andmebaasile veel pakub. et siin on siukene authentication sisse ehitatud, et see käib küll kas mingite kolmanda osapoolte teenuste või siis on Convexi mingi enda auth library, mis on veits hästi kiiresti sa saad selle käima. Email, password, mingi social login'id. aga ta veits tundub, et nad soiku jäänud arendus, et nad ütlevad, no ütleks, et hobiprojektides on okei kasutada. Production'is võib-olla ei julgeks soovitada praegu. aga neil on ka Bedrofti komponent. ja noh, neil on nii-öelda built-in meetodid, et sa saad kutsuda kliendi poole mingit Convex auth, ma ei tea, sign in või auth või register meetod välja ja siis back-end'i poole integreerida mingi teenuse või autentimisprovideri ja siis nad jooksevad enam-vähem kõik kokku. võib-olla võin korra näidata ka, et Eatspotil on mingi random auth, mis väga välja ei paistnud, et seda genereerib näiteks siuksed tabelid sulle, et mingid kontod ja mingid rate limit'id, refresh token'id, sessioonid ja noh, user'id. et need tulevad kõik põhimõtteliselt sellest auth library'st, mina pole neid tabeleid defineerinud. nii et Convex siis haldab seda. nii, siis mainitud oli vist schedule'i paar korda, sellest võib mõnes mõttes mõelda nagu back-end'i set timeout'ist või set intervallist. et noh, siin on mingi näide, et kus kuskile messis tabelisse sisestad mingi sõnumi ja 5 sekundi pärast kustutad selle ära. ehk meil on siukene üks mutation, mis on avalik, kõik saad seda välja kutsuda. ja see on internal mutation, mida saab ainult sinu back-end'i kood saab välja kutsuda. ja siis ma schedule'in, et 5 sekundi pärast kutsu see välja. ja noh, esimene sisestab sõnumit, teine kustutab. aga sa võid mõelda ka, et see näiteks user'i registreerimise flow. et sa sisestad kasutaja andmebaasi ja siis 5 sekki pärast sa võib-olla run'id või noh, ütleme kohe võid sa run'ida mingi action'i, mis saadab meili välja ja siis kutsub välja mutation, mis ütleb, et meil on välja saadetud. ja mutation enda sees meil ei mingit seletada siis. jah, mutationi sees ei saa midagi sendida. ja cron job'id, noh, saad mingid mutation'id välja kutsuda mingi aja peale. siis on Convexis on mingi built-in file storage. Pildi upload imiseks sihuke veits tülikas flow, et sa kliendi poolel kõigepealt küsid back-end'ist upload URL-i, siis sa postid selle faili sinna upload URL-i pihta, sa saad mingi ID ja siis sa teed kolmanda päringu, mis siis selle ID kuskil sinu andmebaasis arvestab, et seob, ma ei tea, see on nüüd kliendi profiili pilt näiteks. aga sa saad teha ka action'i, mis siis teeb sedasama asja. veits või halb järjekord. mul läks nüüd räägin neid ka siis vahel ära. et action on põhimõtteliselt nagu
mutation, mis siis saab side efect'e ka teha. et sa saad selle abil serveerida mingit HTTP endpoint'i, saad seal jah mingit emaili, mida iganes välja saata. ja siis sa seal action'i sees saad siis mõnda oma mutation'it või query't välja kutsuda. et need noh, sarnaselt nagu siin on mingi run after, paned siia 0 ja siis mingi reference oma mutation'ile ja siis parameetrid. et siis need action ise ei ole enam transaktsioon, aga siis need mutation, mis ta välja kutsub, need on kõik transaktsioonid. et kui sa action'is kutsud 3 mutation'it välja, siis on sul 3 transaktsiooni seal. aga sa võid teha ka uue mutation'i, mis kutsub ise neid 3 mutation'it välja ja siis sa saad need nende ühe transaktsiooni sisse topida. ja noh, action'iga sa saaks teha pildi upload'i, et see võtab, see on mingi endpoint, mis võtab vastu pildi. ta teeb ise upload urli ühe mutation'iga, salvestab selle kuskile ja siis ID salvestab kuskile mujale. kuvamiseks sa saad siis, see on mingi storage komponendi kaudu, et sa saad selle faili urli küsida, mis on mingi random'i genereeritud mingi timeout'iga või siis get blob, saad faili enda. mina testimisel nägin seda, et kui ma seda get urli küsisin ja siis kuskil image tag'is kuvasin, et seda veits nagu load'is kaua, et liiga palju ei viitsinud uurida, miks, et kas ta on nagu oli pilt optimeerimata või mingi free plan'i puudus. noh, siukene, no tegelikult instant, aga noh, ta ei olnud ka niimoodi, et oota mingi 5 sekundit. aga noh, seal on jälle mingid alternatiive ka Connexis olemas, komponentidena, millest ma ka kohe räägin. siis veel pilti neid andmebaasi on vector search ja full text search. Vector search teeb siis seda, et sa saad mingi semantiliselt sarnaseid asju otsida. kui su andmebaasis on mingi kirje nimega own, sa otsid puuvilja, ta leiab selle üles. ehk selle jaoks on siis tal vektori indeksi saad luua, aga need embeddingud, mis sul sellest puuviljast või õunast seal vektori teevad, et see peab olema mingi third party asi. näiteks OpenAI API või midagi siukest. ja siis komponendid, mis on ka üks huvitav Convexi feature on, sa võid mõelda neist nagu Reacti komponentid, mis on back-end'is. ehk neil on oma andmebaas, neil on oma server-side kood ja sa saad neid siis back-end'is välja kutsuda. andmed on sandbox itud. ehk see komponent ei saa sinu andmebaasi muid andmeid muuta. ja noh, sina otseselt ei saa neid muuta. no tegelikult saad küll, aga need on eraldatud, et nad nagu ei ole sul kogu aeg nii-öelda silma all. ja noh, need komponendid saavad kõik Connexi feature'id kasutada nagu query'd, action'id, scheduler'id, nii edasi. et noh, me oleme just harjunud, et sa saad mingit third party library'd kasutada, aga tihti, kui sul see library tahaks mingeid andmeid salvestada, et siis seda sa pead käsitsi tegema. Connexist ei pea. et on, seal on olemas siukseid kolmanda osapoole teenuste integreerimiskomponente, näiteks Stripe'i oma resend emaili saatmiseks või mingi Cloudflare R2 failide ostmiseks. või siis on mingi tükk keerulist funktsionaalsust. Push notification'ite saatmine või mingi geospatial data või Bedrock on ka tegelikult komponent või workflow'd, mis manageerivad siukseid keerulisi back-end loogikaid sinu eest. kui see back-end'i kood justkui jookseb nende kuskil mis iganes serveris, ma saan mingit NPM library't ka siin kasutada või mul on mingi piiratud selles? saad, seal by default neil on mingi oma, põhimõtteliselt need on, võib mõelda nagu mingid lambda funktsioonid seal. By default neil on mingi need piiratud, et sa päris kõik ei saa, ala mingi Sharpi või mingit sihukest. aga sa saad öelda, et noh, mingi mis use node või mida iganes, siis on nagu full node support. et need use node asjad on võib-olla natukene vähem optimeeritud või kallimad, aga sa saad kasutada. aga mina pole veel pidanud neid kasutama. ma pole pidanud ka mingit, pole üritanud pilditöötust ka teha näiteks back-end'is, Connexi back-end'is. aga saab teha kui tahad. siis alati peab olema slaid AI-st. kuna Connexi rakendus on sul fully typesafe, siis see on AI-le väga hea tagasiside.
ai genereerib sulle mingid tabelid, mingid query'd, client-side code ja noh, kui sul see kogu asi lõpuks kompileerib TypeScriptiga, TypeScript suudab ära tüübid kompileerida, et siis sa tead, et see on päris suure tõenäosusega töötab. Lisaks Convex ise nagu muidugi ai-d kasutab ja siis neil on kursori reeglid ja tõenäoliselt teiste mudelite ja lahenduste jaoks ka. Et noh, mis nagu ütleb, kuidas ai-le, kuidas Convexit tõesti kasutada. Ja noh, üks äge asi on siis Chef, mis on siis Convexi poolt loodud sihukene ai programmeerimise või ai rakenduste tegemise tööriist. Millega ma näiteks selle food ordering süsteemi tegin, mida ma enne näitasin. Praegu ei hakka näitama, põhimõtteliselt kirjutad siia mingit teksti ja siis ta mütab tükk aega, teeb sulle asja valmis. Back-end, front-end, andmebaas. Ja sa saad seda kohe siin samas rannadega, et proovida, kuidas see töötab. Et noh, mingid lavabellid ja asjad on ka olemas, aga mis teevad back-endi, aga minu arust need on päris halvad. Back-end, just full stack rakenduse jaoks. jah, et Chefi puhul, Chef ise on muidugi open source ka, kui sa tahad, sa saad seal ise kloonida ja mingid oma API-d anda ja siis puhul teha, mis tahad. Hinnast ka, et mina ei ole Convexist midagi maksnud. Siuke hobiprojektides või arenduse ajal on ta tasuta versioon nagu more than enough, ma ütleks. Tasuline versioon siis maksab $25 per month ja neil hinnastamine on siuke veits keerulisem, et igast funktsiooni koolid ja andmemahud ja query'd ja asjad kõik maksavad, et neil on kalkulaator ka, aga ma pole seda uurinud liiga palju, et noh, stiilis, et kui sa tahaks, sul on mingi rakendus, palju ta Convexis maksaks, sa tõenäoliselt saad selle välja arvutada, kui sul on mingid numbrid olemas. Aga võib-olla siuke peast öelda, et noh, ma ei tea, AWS-i puhul sa võib-olla tead, et EC26 maksab, ma ei tea, mingi nii palju ja RDS maksab naa palju ja siis on sul sellist noh fixed hind. Ja noh, puudustes ka muidugi. Convex nagu ise ka, nad ei ürita sulle nagu müüa asja, mida sa ei taha või mida sul vaja ei ole. Et nad on ise teinud siukse lehe nagu Convex Sucks, kus nad toovad ise oma puudused välja. Kui sa loed selle läbi, sa vaatad, et see on deal breaker, siis noh, nad ei taha, et sa kasutaks nende teenust, sest muidu sa ei ole rahul, kui oled klient. Aga kõik, no neil on siuke community, neil on päris tugev. Peamine puudus ilmselt on vendor blocking, mis on siuke alati suur issue. Et noh, selle võib-olla, kui see mure on, et siis noh, üks, mis seda natuke leevendab, on see, et raha kaasasid hiljuti. Ma ei tea, vahepeal, kus oli. Ühesõnaga, et tundub, et mingi asi, mis ei sure kohe ära. Samas neil on ka see open source versioon. Kui tõesti midagi juhtub või ma ei tea, läheb tülli või mis iganes, et sa saad seda ise teha, kuigi ta tõenäoliselt ei ole nii mugav ja võib-olla sa pead seal rohkem läbi eriti suure koormuse, kus sul on palju kasutajaid, võib-olla pead seal mingi veidi häkke tegema. Aga noh, samas neil on näiteks mingi YouTube'is ja veebis ka artiklid, kus õpetavad, kuidas ära migreerida, mis suures pildis kasutada andmebaasi, või teist andmebaasi. Võib-olla teeb mingi wrapperid funktsioonide ümber, et sa tõenäoliselt ei saa kõike seda funktsionaalsust seal autoste box kätte, aga mingil määral, et siis üks asi, milleks Convex ei ole väga hea, on siukene analüütilised päringud, kus sul võib-olla mingi müügimees tahab, et anna mulle mingi ajalooliselt kõikide puude, kõik need, tee mingi hulk, ma ei tea, mitmeserealine SQL mingi raport. Et kuna Convex hoiab neid andmeid veits veidra kujul, et siis SQL sa ei saa kasutada. Ja kui ta teed seda nii-öelda Convexi query sees, siis see query võib veits aeglaseks minna, kui sul nagu neid liiga palju erinevaid tabeleid laetakse. Et võib-olla traditsioonilise andmebaasi puhul sul on lihtsalt mingi read replika ja seal sa võid runnida mingit long term query'sid. Convexi lahendus on sellega, et see, et sa saad kõiki andmeid streamida, integratsioonid saab kuskil mõned streamida, mis on siis paremad just analüütika jaoks. Noh, jälle ma arvan, et kui sul mingi sihukene alustav startup, siis see tegelikult ei ole probleem, sest sul ei ole neid andmeid nii palju, sa saad neid tavaliselt Convexi query'sid ka teha.
ja kui seal tekib probleem, et sul on tegelikult lahendus olemas ja siis sul ilmselt pole probleemi maksta ka võib-olla mingi Datadogi või midagi muust. Siis hetkel, mida välja tuuakse, et Connexil on serveril ainult USA-s, et noh, eriti võib-olla viimastel aegadel, kui on mingi poliitilised probleemid, aga noh, Connex tegeleb, et nüüd EU-sse ka tuua. Hinnastusest rääkisin, aga ma olen näinud inimesi, kes ütlevad, et nad ei saa hinnast aru, aga seda räägivad kõik need, kes pole Connexit kasutanud või pole sellest maksnud. Need, kes on juba nagu kasutanud ja maksnud, siis nad pigem on, et ohoh, et mulle läks isegi odavamaks. Et nagu hind ei ole olnud kellegi jaoks nagu issue, mille pärast Connexist ära liikuda, nii palju kui mina olen näinud. Ja noh, nagu alati siis learning curve ka, et olete veel SQL-i kirjutanud, siis enam sul pole siis ka. See SQL skill ei ole kasutama kaarlik. Jah. Ja siin meil Timmo, enne kui edasi küsiks, et kas ise märkasid ka mingeid puudusi või niisuguseid asju, mille otsa sattusid? Net ei ole seda arendada. Mul oli net alati, aga sa saad seda lokaalselt ka rannida, aga mina seda ei proovinud. Mis ma nägin? Äkki võiks olla lihtne, kui Dockeriga püsti panna. Jah, peaks olema küll. Et ma ei usu, et see ei raske. Nad nagu hästi palju on developer experience'i peale keskendunud. Ma ütleks, et alguses oli võib-olla see learning curve oli veider, et sul nagu raske otsida asja, kuidas teha asja, mida sa ei saa teha. Et ütleme, kui sa otsid, kuidas teha SQL'ist join'i, sa leiad trillion artiklit. Kui sa otsid, kuidas teha Connexist join'i, siis seda ei ole olemas, siis sa nagu ei leia väga palju artikleid. Sa leiad võib-olla ühe, et ei saa teha. Ja sa mõtled, ikka saab, siis sa otsid edasi. Et kui ei saa, siis sa, et sükene nagu veider, siuksed momendid tekkis tihti, et kuidas ma seda teen. Ja siis sa ei saagi teha, ma pean lihtsalt natukene rohkem koodi kirjutama. Mul siuke küsimus ka, kas ta on ainult Reacti põhine või? Neil kodulehel on igast asja. Okei, et sa teed lihtsalt Reacti alla, aga ta on pigem. No UE on siin välja toodud ja Svelte. Näe, tavaline JavaScript. Jah. Ja üks võib-olla puudus veel, või noh, millega ma võib-olla kõige rohkem jaurasin, kõige rohkem tähendab, et läks paar tundi. Oli see auth, Convex auth. Et ma leidsin sellest library'st ühe bugi. Et see tekitas mingid imelik errorid. Reportisin pole sellel pool reageeritud, et see on nagu ainus asi, mida ma olen näinud, kus nagu mis tekitas natuke muret, aga ta on nagu officially nad ütlevad, et auth on betas veel, et neil on nii-öelda see disclaimer, et ära production kasuta. Aga pärast samas mulle tundub see, et see on see asi, mis läheb betast deprecated statusesse, et tundub veits nagu kahtlane. Aga samas neil on alternatiiv, et sa ei pea seda Convex auth'i ise ostama. Ja teistpidi, kui sa teed mingit hobiprojekti, siis see tegelikult on okei. Aga rohkem puudus jah, ma ei tea, ei ole nagu väga märganud. Lihtsalt kohati alguses tundub jah, et sa nagu võiks kirjutada nagu lolli koodi. Sest terve elu mõelnud, kuidas teha optimaalset koodi, nüüd sa vaatad, kui kirjutab selleks tõesti basic asja. Mõned lingid, Connexi koduleht, neil on mingi devblog. See on niisuke helperite library, kus saab mingi triggereid teha, et Connexil nagu andmebaasi tasemel triggerid ei ole, aga need on triggerid on siis siuksed funktsiooni frapperid, et kui muudetakse seda, siis tee midagi muud. Sellega saad näiteks seda table count'i. Jah, ta lihtsalt, ta ei ole selles mõttes nagu integreeritud, et ma ei saa seda kuskil öelda, et pane see sinna, et ma pean iga mutationi sellega frappima. Et kui keegi ikka teeb mutationi, mis ei frappi või mida trigger ja frappi, et sul on ikka võimalik seda nahka teha näida. Siis üks funktsioon, mis on huvitav, on query caching, mis erinevalt nime järgi teeb vastupidi, et ta tegelikult ei cache'i midagi.
teeb vastupidavat ühendust nagu noh, taustal lahti. Point on siis see, et ütleme, ma olen lehel, ma query'b mingeid andmeid, lähen teisele lehele, mis query'b samu andmeid. Ja siis sul, noh, kui sul mingi niisugune full, see single page äpp, et siis ta noh, React vaatab, et vana asi on mount'is, katkestab ühenduse, uus asi mount'is, teeb uue ühenduse ja siis on sul korraks niisugune vihkumine. Ja query caching teeb seda, et hoiab seda ühendust nagu nähtu väga taustal lahti. Ehk siis, kui sa unmount'id vana asja, mount'id uue, siis Convex juba näeb, et see on sama päring, mul on samad vastused. Ja noh, kui need uuenevad, siis need uuenevad seal taustal. Niisugune UI flickering teema rohkem. Ja noh, mingi migration'id on ka funktsioonide kaudu lahendatud neid. Jah, ja see on mingi huvitav artikkel, kuidas SQL päringuid Convexisse tõlkida. Kui sa mõtled, et kuidas mingit asja teha. Ja kokkuvõtte siis, et mina ütleks, et see on hästi mugav kasutada arendajana. Ja ma usun sellesse tootesse ja selle toote perfi. Ma tegin nii-öelda uue Quizify Convexiga. Et mu mõte oli, et ma õpin seda, saan hull backend'i kirjutada, aga backend see nii eest välja, et kirjutasin frontend'i rohkem. Et nagu minu arust on, teeb nagu sind palju produktiivsemaks. Ja samas see, mis sa kirjutad, nagu usud sellesse palju rohkem, et see töötab ka nii, nagu ta peab. Ja noh, mul on nagu reaalselt siuke tunne, et ma tahan midagi moodustada. Ainus nagu siukene point on, et nagu tahaks kuskil päris projektis kasutada, kus on päris inimesed peal, et kas siis tuleb mingi probleeme välja. Aga noh, Convex ise väidab, et neil on mingi kliente, kellel on sadu tuhandeid aktiivseid päevaseid kasutajaid ja kõik toimib, et ma ei usu, et seal mingit probleeme tekib. No võib-olla kui sa Facebooki hakkad tegema, siis võib-olla on, aga mingi startup'id, et sa ilmselt saad päris mitu rahastusvooru selle Connexi teha, nagu sul teoorias selle probleemid tekib. Ja no mis huvitav mõte veel, et Connex tundub, et asi, millega on lihtne teha raske keerulisi asju. Et eriti mingite workflow'de mõttes, et kui sa võid mõelda, et inimene vajutab nuppu ja selle peal hakkavad mingid asünkroonsed protsessid toimuma taustal. Et noh, ma ei tea, kotsi mingeid asju, saada LLM-ile, uuenda midagi, ma ei tea, saada tootmisse. Ja siis sa saad neid kõiki teha praegu ka ainult mingite funktsioonide kaudu, aga sa tahad seda nagu tulemust jälgitavaks teha, sa tahad errorid vähendada, mingit steppe nii-öelda retry teha, kui mingid probleemid tekivad, et sihukeste asjade jaoks nagu Convex tundub hästi lihtne, et noh, mul nagu isiklikult on sihuke tunne, et iga kord, kui ma pean andmebaasi tabelisse mingi uue aljad lisama, see on sihuke natuke valus. Et muuda mingi struktuuri, see on migration'id ja siis pead neid uuendama, särki, Convexis on nagu, mul on vaja uut asja, siis ma lihtsalt teen ja kõik toimub ja nagu, ma ei tea, kuidagi, vähemalt minult võeti sihukese mentaalse ploki ära see Convex. Jah, see on kõik. Mis neil tulevik on, mida nad arendavad tulevikus? No nüüd viimane kuu ei ole nii palju jälginud, mis nad teevad. Ma tean, et see EU serverid on üks suur teema neil. Nad väitsid, et nad tahavad midagi selle analüütika päringutega teha, aga noh, ma ei tea, kas nad, kui oluline see nende jaoks on, et ma jah, täpselt isegi ei oska öelda, võib-olla siin terminoloog on. Või lihtsalt, no ma ei tea seda. ütled, et neil on need ulblõud lambdad ka, et see põhimõtteliselt asendaks mul mingeid nii-öelda mikroteenuseid ka või sellised, kui serveris ei taha PDF-i genereerida, et see läheb mu serveri kooma, aga kui see toimub siis kuskil lambdas, siis lihtsalt scheduling ja kuskil midagi juhtub. No selles mõttes neil ei ole otseselt eraldi definitsiooni lambdast, et aga nii palju, kui mina aru saan, siis iga see query ja mutation action on neil eraldi server funktsioon. Et neid saab nagu paralleelselt run ida, seal on mingi limiit, seal pricing on, et kui mitu tükki konkurenti saab joosta. Aga et kui ma jah, defineerin mingi action'i, mis hakkab sul PDF-i genereerima, et noh,
see on okei ja Connexis teha. see kiirusele ei mõju kuidagi halvasti. Ma kindlalt ei oska öelda, aga mina saan aru, et nad jooksevad selles mõttes independently. Et masinad on soojas. jah. Selle tasuta versiooniga seda ma olen märganud, et kui ammu kasuta, siis ta esimene vaade võtab korra aega, kuni pilt ette tuleb, aga pärast seda ma ei ole ühtegi sihukest probleemi näinud isegi selle free versioonil. siin on võib-olla mingitest limiitidest rohkem kirjas, aga mingi function call'ide action compute'id, need on nagu rohkem siukene lambda põhine inimestel on nüüd. ja kuskil on need mingid piirangud ka, et jah, ütleme, et tasuta versioonis sul saad korraga mingi 64 action'it rammida. ja profilis, kui maksad, siis saad rohkem. ilmselt kui sul on vaja 1000 PDF-i korraga genereerida mingis eraldi nii-öelda 1000 action'it teevad kõik PDF-d, siis võib-olla ole parim asi. aga kui on mingi paar või paarkümmend, siis pole probleemi. aga kui ma ületan seda, mis juhtub, siis PDF-i genereerimata või pannakse siin mingi queue'sse või? ma ei ole neid limiite proovinud, aga nii palju Convexit mina ei ole kunagi, mina olen aru saanud, et seal kõik, mis juhtuma peab, juhtub. see võib aega rohkem võtta. aga ma ei tea, kui sul nagu on, ütleme, action, keegi teeb päringu sinna ja siis ta on mingi queue's nii seni kuni, või ma ei tea täpselt, aga pigem arvan, et on queue, aga peale on. aga siis ma omalt poolt lõpetan, teeme paar minutit pausi. teeme kõik.